Ilmselgelt mul on videoteed otsa saanud, aga tere tulemast tagasi minu kanalile. Yeah. See ei ole üldse tore video, aga kuna kõik youtuberid on seda videot teinud ja see peaks nagu tugevdama minu ma ei tea mida, siis let's do this. Mul on siin mu arvuti ja loeme siis natukene häid kommentaare. Mida vittu? Iga endast lugupidav naine ei tee nii. Ma tahaks ütelda, et oled lits, aga ma pole su jalgu hoidnud, seega ütlen, et oled lihtsalt rõve. Vaine YouTube, mis on mingi nutmis emoji. Okei, õige. Tegelikult ei tohi inimesele öelda lits, kui sa ei ole ise tema jalgu hoidnud. Mis paska te toodate loh ja keegi ei tunne sind lits, sa ei pea esinema libu. Sa ju tunned, kui sa selle kommentaari kirjutasid mu videole ja mu videot vaatasid. Su videot kestaks 5 minutit, kui sa mõttetu jama vahelt ära kustutaks. Keegi viitsi kuulata, kuidas sa häälitsed, lol. Ja ära vingu, et piltid tuldi küsima, kui kogu aeg ütled, et tulge pilti küsima. Sa arvad, et see ülikuulus ja rinnahoidjad kantakse ka. Esiteks, mul oli väga hea meel, et inimesed tulid pilti küsima. Ma ei vingunud selle üle, see oli lihtsalt minu jaoks natukene naljakas, et nii palju tulid pilti küsima. Teiseks, sa arvad, et see ülikuulus. Ma ei arva, et ma olen ülikuulus. Mul on sõpradega inside joke sellega, et oh my god, ma olen nii kuulus, aga ega ma reaalselt sükest asja ei arva. Ja kolmandaks, mul on rinnahoidja seljas. Tegelik põhjus, miks ma vahest käin ilma rinnahoidjata, miks ma üldse pean seda põhjendama, aga on lihtsalt sellepärast, et mul on libuneedid ja need on natukene ebamugavad, kui ma kannan push-up rinnahoidjaid. Ja mul tegelikult ei ole põhjust, et kanda rinnahoidjaid, kuna mul ei ole tissigi nagu... On väga palju naisi, on väga palju emasid, kes kõik käivad ringi ilma rinnahoidjateta. Kui sul on sellega probleem, siis see on sinu probleem. Ma arvan, et me ei tohiks öelda inimestele, kuidas nad peavad ringi riides käima. Takkis jälle muru niitma. Okei, las jääb siis nagu tausta soundiks. Ei peagi muusikat taha panema vaata. Meigiga nagu Anu Saagim, aga naturaalselt nagu Kersti Kaljulaid. Aitäh. Sa ikka ajad täiesti seosetut juttu. Mul on tegelikult niimoodi, kui mul on alguses mingi idee, mida ma räägin, mul on kõik nagu peas valmistatud ja kui ma panen kaamera mängima, ma ei tee kunagi skripti ette, kuna see on natuke lame. Ma tahan, et see tuleks nagu natural ja siis ma loodan lihtsalt oma natural talendi peale. Aga reegliliselt, kui ma panen kaamera tööle, siis mu aju jookseb lihtsalt lühisesse. Ja ma tean, mu videod ongi seoset jutt, aga enamusele see meeldib. Kui sul ei meeldi, siis ära vaata mu videoid. Sa võiksid oma välimuse eest rohkem hoolitseda. Paha on vaadata seda pundunud mordat. Esiteks, ma olin just rohtude peal 6 aega, mis ajasid mu näonaha täiesti pekki. Juuksed on mul nagu nad on. Ma pesen neid kas iga päev või üle päeva. Nad näevad välja messi, sellepärast, et mul on natural lock on sees ja nad lihtsalt nagu, ma ei sirgenda neid, kuna ma üritan säästa oma juukseid. Ja värv on nii nagu ta on, kui ma üritan välja kasvatada. Et nagu, mis teile veel ei sobi... Nagu, kas see välimuse eest hoolitsemine, kui see tähendab reaalselt 24/7 meigi kandmine, siis ma ei kanna 24/7 meigi, kuna ma lihtsalt ei näe vajadust. Ma ei tea, mulle meeldib ilma olla, kuna ma näpin oma nägu kogu aeg. Pundunud murda. Ei nii Brita ära näppi roolis sõiduaeg telefoni. Ma ei näpigi. Ainuke asi, mis ma teen vahepeal skip song. That's it. Ma ei ole roolis olles telefonis. Kus siuke asi tuleb? Kas sa oled isiklikult näinud mind kuskile sõitmas niimoodi, et mul on ninapidi olen telefonis? Mul on manuaal. Ma ei saa olla telefonis. Mul on käsi kangi peal kogu aeg. Millest te aru ei saa? Siuke huumor lihtsalt. Content, missugune saar üle jälle. Ma arvan, et ta ei viitsina minust videoid teha. See teema on suht ammendanud ennast. Sulle ei sobi lühikesed juuksed. Ilu on vaataja silmades. Kas sa naudid seda labast mainet? Miks jälle drunk video vaja teha? Ise just ütled, et tahad eeskujuks olla. Aga tore, et saad ise aru, et ropendamine nõme, sinust võib veel asja saada. See labane maine, see tuleb ainult nii-öelda eestlaste hulgas. Kui te vaadate välismaa YouTuberid on väga palju, kes teevad drunk videoid. See ei ole tabu, see on tabu ainult Eestis, mida ma üritangi nagu murda, kuna ma ei tea, ma ei saa aru sellest nagu kõik 90%, okei, mitte kõik on ju, erandeid on ka. Enamus minu vanused joovad, kõik joovad, kogu aeg on ju, nagu... ma ei tea, nagu, milles nii suur probleem on, nagu, mida ma valesti olen teinud? Türa, kui taun sa oled. Palju 10 000 saabi
maksma läks. Okei, kui mul on 10 000 ostetud saabi, kuidas minu enim vaadatumal videol kuidas mu enim vaadatumal videol on 160 000 vaatamist, kuidas enamus mu videod saavad umbes 20 000 vaatamist. Nagu kuidas see on siis korrelatsioonis sellega? Loomulikult nagu see, et sina heidid, et sa näed teisi heitkommentaariumis, kes kõik heidivad mind, on ju. See ei tähenda seda, et ei oleks inimesi, kes reaalselt vaatavad mu videoid ja reaalselt on subscribe itud mulle, on ju. Fännid, kellega ma iga päev jutustan, on ju, kogu aeg räägin Snapchatis ja igal pool, on ju. Nagu kust otsast need on nagu... Ma võin öelda, et on üks teine Eesti YouTuber, kellel on minust umbes 1000 või 2000 subscribe'id rohkem ja ta saab hetkel keskmiselt videotele 2000 kuni 3000 vaatamist. Seega mul on palju rohkem vaatajaid, no shit, mul on ka palju saabe. Ma isegi ei tea, kus kohas saab osta subscriberid, isegi kui ma ostaksin, siis see tähendaks seda, et minu videoid ei vaadataks ju tegelikult, kui kõik subscriberid oleksid ostetud. Ei tea. Aga türa küsi siis suuri summasid, mida sulud siin. Probleem lihtsalt selles, et kui küsid, siis koostöö jääb arvatatavasti ära. Sa räägid kui sõnaga kogu aeg, kui. Aga tee oma pakkumine brändidele teoks ja saad aru, et sa ei saa küsida suuri summasid, kuna keegi taha sinuga koostööd siis teha. Paljad sporgand on väärt suuri summasid näiteks. Mille järgi sa seda otsustad? Mille järgi? Ma ei saa aru, mida ma nendel inimestel valesti on teinud reaalselt. Vahest ma nagu istun ja mõtlen, et nagu mis te heidite mind? Nagu kõik minu sõbrad ütlevad ka, et nagu see on väga kummaline, et ma saan vahepeal lambist väga palju heiti, aga ju siis ongi see, et nagu need minu sõbrad, nad tunnevad mind ja teavad mind lihtsalt. Ja väga raske on nagu jätta YouTube'ist, nagu kuidas ma seletan, nagu olla 100%, kuna on ikkagi nagu nii palju sõltub tegelikult, mida inimesed nagu minust arvavad, sõltub sellest, kuidas ma editin videoid, sõltub sellest, kuidas ma mingit asju ütlesin, see sõltub nii paljudest asjadest, on ju. Ja ma ei ole 24/7 YouTube'is, ma ei tee 24/7 videoid. Ma saan täiesti aru, et on inimesed, kes mind heidevad ja mina isiklikult ma ei saa aru, kust see tuleb, võib-olla nagu ma ei tea. Jah, ma ei jõua selle pointiga mitte kuhugi, kes on liiga keeruline teema. Suht rott oled. Lõpeta ära see, millega tegeled. Lapsed vaatavad sind ja sa oled retard. Pese, mine arsti juurde, rase oled või terve videoaja sõidad. What? Hashtag free Enni Brita. Free from what? Sest sa oled loll. Sest, kust, sul pool lauset on puudu. Ma sain seda vaadates HIV-i. Sad face. Miks vitus mulle ehotati tada? Uskumatu tähelepanu vajadus sul ikka vähemalt esimesed paar minutit selles videos, rohkem ei suuda vaadata. Esiteks, kõik YouTuberid on tähelepanu vajadusega inimesed, me oleme kõik tegelikult nartsissistid, nagu kes veel suudaks teha videoid iseendast, editida videoid iseendast, rääkida kogu aeg iseendast teistele inimestele. Nagu kes veel, meil on kõige tähelepanu vajadus, nagu no shit. Räägid, et ei räägi meile veel ja nii edasi. Ja siis muud kui korrutad, et sul on mingi jama, täitsa uskumatu, miks üldse seletad sellist jama, kui ei räägi teemat ära. Olen nõus, see ei suht tikmu minu poolt. Võib-olla lihtsalt meeldib mulle otsekohesus ja selline haige keerutamine ei lähe peale. Ära võtta kui okei, sorry, ma ei näinud seda viimast, ma ei lugenud seda alguses lõpuni. Okei, ma olen täiesti nõus. Ma on tähelepanu vajadus, mulle räägib meeldib tähelepanu. Nagu ta aru saada, nagu come on, ma panen pilte iseendast üles, ma panen videosid iseendast üles, nagu kõik me siin YouTube'is, me kõik tahame tähelepanu, see ongi tähelepanu, mis me saame. Nagu, me oleme kõik nartsissistid, ma arvan, et tavaline inimene, kes ei ole nartsissist ja kellel ei ole tähelepanu vajadust, ei suudaks sükest asja teha. Kuna sa kogu aeg, nagu, sinu töö ongi lihtsalt nagu ise, nagu sina ise oledki nagu enda töö. Ehk siis sa teed endast videoid, sa teed endast pilte, sa monteerid sa kõike, siis sa vaatad arvutis olles iseendale näkku terve aeg, kui sa monteerid. Ma arvan, et ei ole palju inimesi, kes seda suudaks teha ja mul vahepeal viskab koppa ette. Aga kuna mul on õnneks väga suur tähelepanu vajadus, siis ei ole nagu nii hull. Ja ma tean, I agree, see video oli suhteliselt nagu loll, ausalt öeldes. See oli lihtsalt see, et mul ei vaja teha video, mul ei vaja teha nagu mingisugune update, mingisugune kokkuvõte. Ja selle video käigus ma sain ise pärast aru ja ma sain aru, et ma ei saa rääkida neid asju. Ja sealt läkski natukene pekki, et my bad. Türa su auto on täiesti putsis. Nii putsis ei ole. Oma vanuse kohta ja läbisõidu kohta, et nagu üllatavalt hästi on vastu pidanud auto. Nagu reaalselt see, nagu ma tean, ta on täielik roim tegelikult, nagu kui me võrdleme mingi kõige uuema Lexusega, on see on täielik roim.
aga kuna ta sõidab ja viib mind punktist A punkti B ja ei võta veel nagu liiga palju kütust ega õli, siis see on nagu täiesti fine. Mida sa räuskad, loh? Thanks, Marko. Keegi küsib, kas tal mitte 2.5 DDS polnud? Ei ole, mul on ilmselt pagassiluuk vahepeal ära vahetatud. Ei, mul on 2.0 bensukas tegelikult. You don't have life. Nagu just saying teile kõigile, et see, mis ma panen YouTube'i või Instagrami või Snapchati, see on võib-olla 1/10 minu elust. Behind the scenes ma tegelen väga paljude asjadega ja kõike ma ei kajasta oma sotsiaalmeedias, kuna mingisugune privaatsus ja nagu enda elu peab ka olema. Et nagu väga keeruline oleks panna terve oma elu netti ja sellepärast võib-olla vahest tundubki, et mul ei ole elu, kuna ma ei räägi tegelikult millega ma tegelen. Nagu tegelikult ei tea ju millega ma igapäevaselt tegelen, ma ei tee iga päev videoid, on ju, obviously. Seega jaa, mul tegelikult on elu küll, ma lihtsalt nagu kõike teile ei räägi. See on suunatuli. Nagu see oli selle tiksumisu. Oi pele. Näed, jälle mõistlik inimene. Mul täiesti ükskõik, kui pikad su videod on, kogu aeg vaatan lõpuni. Näed, on inimesi, kes vaatavad mu videosid lõpuni. Kui sulle ei meeldi, nagu ma saan aru, need inimesed, kes ütlevad, et ma panen hästi palju jama sinna videosse, seal on põhjused, miks ma nagu kõike välja ei lõika, kas mulle endale meeldib, kuna ma peale monteerimist ma vaatan video üle, et nagu mida veel välja võtta. Ja on paljusid asju, mida ma nagu välja ei võta, kuna ma ei tea, mulle endale meeldib nagu, ja ta läheb siis sujuvamalt. Kuna kui ma liiga palju stuffi vahepealt ära võtan, ta hakkab cut'ima, see on nagu jump cut'id tulevad liiga järsult ja siis minu arvates on nagu natuke raske aru saada, et mis just juhtus, kuidas ma sinna sain. Kuna kui ma tahaksin teha lühemaid videoid, ma peaksin väga läbi mõtlema need üleminekud. Kuna reeglina materjali on ikkagist väga palju, isegi kui sa teed lühikest videot. Ja täpselt nagu Tana Moncho ütles, et ma saan aru, et David Dobriku 4-minutilise jump cut videod, kus iga sekund on mega tähtis, on nagu räigelt inna, siuksed lühikesed videod, aga minu videod, ma ei suuda sükest asja teha. Ma olen süke, ma ei tea, teistmoodi. Kelle ei sobi, siis ärgu vaadaku. Ma nägin, kuidas Enni Brita oli roolis sõiduaeg nina pidi mobiiltelefonis. Kus? Ütle mulle time and place kellaaeg ja palun tõestusmaterjali. Palun tõestusmaterjali, mind väga huvitab. Nagu kui sul on tõestusmaterjali, siis videodesse praegu seda. Kui sul ei ole ja sina lihtsalt ütled midagi, ma võin ka lihtsalt käia ütlemas, ma ei tea, internetis midagi. Ma võin ka öelda mingi, et Rauno Raiesmaa varastas poes šokolaadi, on ju. Kõik tuleb draama, tuleb Elu24 Delfi, aga mingit tõestusmaterjali ei ole. Nagu siuke asi on täiesti loh, nagu mida sa kraaksud siin? Mida sa kraaksud? Sa ei ole näinud mind isegi sõitmas. Ma arvan, et su BEM-i läbisõit algab 4-ga. Ei ole, ma ostsin ta, siis ta oli 319 000 läbisõit ja nüüd ma olen ära sõitnud umbes 6 või 7 000. Äkki 7 000 kilomeetrit, seega 3-ga hakkab. Türa, mis asi sa oled? Ma olen Enni Brita. Miks BMW maine nii halb on? Kuna Enni Brita sugused debiilikud sõidavad BMW-ga. BEM ongi siit. Suust tuli korgijoogi lõhna, türa sa oled maun. 200 kilomeetrit tunnis sajakeste järgi, race driver õpetas sõitma. Sellist cancerit annab välja mõelda, trahvi peaks see saama politsei raiskamise eest oma välja mõeldud korgijooga. Load tuleks ka ära võtta, sest sõita ilmselgelt ei oska, ma isegi ei viitsi siin seletada ja tõestada midagi. Sind ei kannata, Saar hoiab sind elus. Taun oled, mul oli enne Saarjut aga väga fine olla tegelikult. Ei imest, et korki sõid, wow. Miks sellise vana BEM-i ostsid? Selle auto ülalpidamine läheb jube kalliks. Läheb, aga mulle lihtsalt meeldib. Pesa ma auto puhtaks. Ma auton tegelikult, ma pesan teda räst mingi kord nädalas. Aga viimasel ajal eriti mitte, aga esimesed 1,5 kuud ma pesin kord nädalas, 2 korda nädalas. Ta tundub must sellepärast, et värv on pealt, nagu pealt on üritatud spreiga värvida, see on nagu ebaühtlaselt maha kulunud. Plus kõrval, seal on olnud kunagi pigi või midagi, mida on üritatud maha saada, seal on sellised jäljed on peal. Seega nagu, ta on mul musta värvi, aga see tundub hästi tuhm ja ebaühtlane, sellepärast ta näebki vahepeal nagu must välja. Nagu no hate ja tundud äge tüdruk. Aga jäi mulje, nagu sa arvad endast liiga palju siin videos, võrdled ennast Kylie Jenneriga. Teile võib-olla tundub, et ma arvan endast liiga palju sellepärast, et ei tunne mind päris elus.
ja see, mis ma olen YouTube'is, see on nagu nii-öelda üks pool minust, see on see image, mida ma endast üritan hoida, aga nagu mulle ka pühakal öeldi, siis ma olen tegelikult kõige nunnum inimene üldse. See ongi nagu see, et ma olen terve elu nagu okei, siin tuleb nagu haige confession praegu, aga kuna ma olen lühikest kasvu, kuna ma olen täielik babyface, kuna ma ei tea, ma näen välja reast nunnu, onju, siis ma olen terve elu üritanud nagu tõestada kõigile, et ma olen siuke tough bitch, ma olen siuke ülbe, nagu mul ongi see, et kui inimesed ütlesid mulle, et ma olen ülbe, see oli minu jaoks nagu kompliment, kuna millegipärast ma ei tahtnud olla nunnu, ma tahtsin nagu, et ma oleksin tõsiselt võetav. Jah, see vist ongi õige sõna. Ma tahtsin olla tõsiselt võetada, mitte kõigile siuke nunnu väike tüdruk. Ja tegelikult mulle meeldib olla haigelt nunnu, haigelt tore, mulle meeldib nagu ajada siukest armast juttu ja tegelikult ma räägingi nagu päriselt niimoodi oma õega, oma perega, ma olen hästi siukene rahulik. Ma vahest ütlen järjest ma olen otsekohe, aga ma olen alati hästi heade intentionitega ja nagu IRL ma ei ropenda võib-olla nii palju kui oma eelnevates videotes näiteks. Aga kui ma tulin YouTube'i, siis et inimesed ei istuks mulle pähe ja nagu ja kuskilt tuligi siuke nagu arusaam, et ma ei taha, et keegi mulle pähe istuks, ma üritan nii-öelda olla tough bitch, kuna siis ma ilmselt saan ka vähem heiti, kuna see hetk oligi see, et kõik minu tuttavad YouTuberid, kõik said nagu heiti. Isto Saario on ju, nagu selles mõttes nagu Isto tegi kõiki oma laivides maha, näiteks Ranna välja on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et äkki kui ma olen tough bitch, siis tundun ülbe, tundun, et ma võin sulle kõik nagu tagasi näkku öelda. Et siis võib-olla ma saan vähem heiti, aga see kind of backfire'is mulle endale. Et ongi see, et kuna ma jätsin nii ülbe ja ebameeldiva mulje ilmselt, siis inimesed hakkasid mind just sellepärast nagu nii-öelda rohkem heitima. Ja ongi see, et väga raske on sealt tagasi tulla ja olla, et ma võib-olla olin natukene ülbem kui muidu oma videotest, nagu ma võin olla IRL ka ülbe, aga see ei ole see, mis ma 24/7 olen. Ma ei tea, seda on nii keeruline seletada. Aga jah, väga raske on siuksest nagu stigmast tagasi tulla, seega ma olengi üritanud nagu kind of hoida seda üleval, et ma ikkagi just olen see tough bitch edasi. Kuigi vahepeal nagu ma tean, ma juba tean nagu eos, kui ma selle video valmistan, ma tean, et paar asja, mida ma seal ütlesin, paar asja, kuidas minu kehahoiak oli, kuidas ma ütlesin neid asju, kuna see oli väga straight on, ma juba tean, et sealt mulle nokitakse heiti, sealt tuleb siuke kommentaar. Ma tean seda kõike juba ette, aga ja see on väga keeruline teema, kuidas nagu, ma ei tea, leida see tee, kuidas nagu suhelda oma audientsiga, kuidas nagu, ma ei tea, võib-olla nagu kõige parimat sellest saada. Ma ei tea, kas te üldse saate aru, millest ma praegu räägin, aga ja. Ja tegelikult, kui nagu, ma ütlen küll, et ma arvan endast võib-olla jah, nagu palju on ju, aga see I have come a long way. Mul on väga palju insecurity'd, miks ma hakkasingi YouTube'i tegema, oligi see, et saada nendest üle, et panna ennast rohkem nagu sinna välja, kuna siis ma võib-olla muutun ise tugevaks, mille kasvatab paksu naha on ju. Et nüüd jaa, mul on palju parem self-confidence, aga varem see niimoodi ei olnud ja võib-olla nüüd ongi see, et ma nagu hoian seda ja ma üritan seda force'ida rohkem, kuna fake it till you make it, siis jääbki mulle, et ma arvan endast väga palju. See video tuleb nii pikk. Ise flexid oma autoga ja siis mõtled, et miks kõigile su auto ette ja ma ei flexi sellega türa. Ma olen vastanud ka talle. Flexin, küsimärk. Paari pildi ülespanek pole flexi. Kui ostan enda raha ees, sõidan oma raha ees, remondin oma raha ees, siis on mul igati õigus panna nii palju pilti üles, kui tahan. Kinda true, aga ma ei tea, enda arust ma nagu ei flexi. Ma olen lihtsalt nagu nii proud oma autole. Nagu it's not something super special, aga see on minu auto. Sellepärast ma olengi nagu nii happy sellel. Ongi see, et ma lihtsalt nagu meganelik, kui ma sain selle auto. Ma olen siiamaani meganelik. Iga kord, kui ma sõidan, ma olen nii happy selle üle. Ja siis võib-olla jääbki siuke mulle, et ma flexin, kuna ma lihtsalt nii happy, et mul on see auto. Nagu see on sama nagu, kui mul on boyfriend on ju, ja ma armastan teda tohutult on ju,
ja kogu aeg räägin temast, kogu aeg panen temaga pilti üles, kas siis inimesed ütlevad, et ma flexin oma boyfriendiga. Minu arust on natuke sarnane asi, kuna mul on nagu kind of relationship oma bemmiga. Nagu ma armastan teda väga. Ta on minu nunnu. Vot see on üks asi, millest ma aru ei saa. Nagu isegi kui mul on keegi, kes väga ei meeldi, väga ei istu, siis ma võib-olla vaatan nende videoid, vaatan mingi osa ära, aga ma ei ole mitte kunagi mingit hate-kommentaari midagi siukest nagu kirjutanud, kuna võib-olla ongi see, et ma isiklikult tean, mida see inimesele teeb. Aga ja, ma ausalt nagu, ma ei saa aru, sa vaatad videot, on ju, sulle ei meeldi seal midagi või see lihtsalt inimene ei meeldi sulle või sa oled kade või kust iganes nagu see heiti järel tuleb, on ju. Siis ma reaalselt kirjutan midagi mingi, et türa mida vittu ma just vaatasin või et näiteks neid tapa ära ennast, neid on väga palju. Nagu, kuidas sa ütled inimesed lihtsalt tapa ära ennast? Nagu kõige haigem on see, kui vahepeal mul olid siin sünged ajad, on ju, reaalselt nagu mõtlesin, on ju, sükestele asjadele ja kas siis nagu, kui reaalselt ongi mingi YouTuber, kes lõpuks nagu teeb enesetapu, kas siis reaalselt kõik need inimesed, kes ütlesid tal kunagi kuskil kommentaariumis, et ta paelanärsk on nagu, need inimesed reaalselt lõpuks tunnevadki ennast süüdi. Nagu see oleks päris fucked up. Nagu, see ongi üks põhjustest, miks nagu ära kunagi ütle sükkeseid asju. Sa ei tea, kui midagi võib juhtuda, on ju, sa ei tea, kuidas see võib affektida inimest, seal võivad olla tagajärjed ja lõpuks nagu it's kind of nagu your fault. No mitte otseselt, aga sul võib tekkida see süütunne ja süütunne on kõige raskem asi, millega elada näiteks. Vahet ei ole, mida sa teinud oled. Veits paks oled, võiks mingi 10 kilogrammi alla võtta. Eita, ma olen päris rahul oma kehaga praegu. Hea isu peab olema, et ennast nii paljalt näidata internetis. Palun mine YouTube'i, pane searchi bikini hole ja seal on nii palju videoid. Kõik teevad bikini hole, kui on summer season. Kuidas sa veel siis näitad nagu neid bikini, mis sa ostsid või pidi review'ma, kuna sul oli brändil nagu minul see oli brändil, on ju. Kuidas me siis näitan neid, kui mulle öeldakse, et ma pean tegema try on clothing hauli. Try on tähendab see, et ma pean proovima neid asju kaamera ees. Nagu, ja ma saan aru, et see minu enda süü, et ma siukse asja vastu võtsin. Aga also, ma tean, et on inimesed, keda huvitavad bikinid ostud ja ma tean, kui raske on bikini osta. Ja kui sul on näiteks ongi influencer, kes on sinuga sarnase kehatüübiga ja ta proovib neid asju sinu eest selga, on ju. Ja sa tead, kas see sobib ja mitte. Nagu see ei ole eesmärgiga, et ma tahan näidata ennast paljalt internetis. Nagu nalja teete või? Nagu võib-olla jaa, I'm proud of my body, on ju. Ja võib-olla vahest on tore näidata, aga nagu pika peale, don't you think, et I have had enough, ma olen nagu päris palju attentionit saanud, ma tean, kui hea mu keha on. Nagu mingi hetk see ongi lihtsalt see, et ma ostsin siukse riidid, ma tahan neid riideid näidata, on ju. Ma pean näitama, kuna mul oli hooli nagu diin nendega, siis nagu saate aru küll. Ma tean, et te kõik tegelikult saate aru. Ma tean, et enamus inimesi, ma arvan, et tegelikult on võib-olla väga intelligentsed. Aga kas ma olen neile ette jäänud kuidagi, kas on see kadedusest? Ma tean, et juba siia kommentaariumisse tuleb nagu väga palju, et mitte keegi ei ole sinu üle kade, kuidas saaks keegi üldse kade ole sinu peale? Mis sa siis oled? Kui sa ei ole kade, siis sul peaks olema suhteliselt pohhu ju. Kuna midagi muud ma ei ole sulle isiklikult teinud, et sa peaksid või võiksid mind heitida. Ju. Mingi ropendad ja oled loll, vihkan sind ära, eputab, pane mu kommentaari like, kui arvad, et ta eputab. Eputab on kirjutatud 2P-ga. Eputab. Kui arvad, et ta eputab. PS, ma ei ürita tähtsustada, et ma tahaks like saada, ma päriselt vihkan teda. Tere, GTA 5 online gamer. Miks sa vihkad mind? Mis ma sulle teinud olen? Kui sulle sobi ära vaata, mis ma sulle teinud olen? Ma ei saa aru sellest. Ma ei saa sellest aru. Miks sa vihkad mind? Kasva suureks. Ma kasvi kinni, kui ma olin 12. Üks asi, mida ma väga hindan oma kanalil, on konstruktiivne kriitika. I get it. Oli paljud asjad, millega ma siin nõustusin, nagu ma teile ennist just seatasin. Ennist. Ma arvan, ma ei räägi praegu hetkel nagu mitte ainult enda eest, vaid kõikide kasvatud Instagrami influencerid, nagu YouTuberid, influencerid, et palun mõtle enne, kui sa kirjutad kommentaari. Et sa kunagi ei tea, mis tagamaad võivad olla sellel, mida sa ütlesid. Et nagu selles mõttes, et kui ma olen millegagi sulle ette jäänud ja see reaalselt nagu vihkab mind südame põhjast, on ju, siis 2 varianti. Kas ära vaata mu videoid,
aga kui see jookseb sulle feed'i sisse ja sa ei suuda ignoreerida ja sinu heit läheb järjest hullemaks minu suhtes, siis palun nagu heidi oma peas, gossipi oma sõpradega, räägi palju seda tahad, aga kui sa reaalselt ei tunne mind päris elus, siis ära tule laadu oma heit kommentaare. Näiteks see on üks asi, mida ma võin käsi südame öelda, ma ei ole mitte kunagi pannud heit kommentaare mitte kellelegi. Kuna ongi see, et ma tean, mida see teeb, pluss ma ei näe sellel pointi, ma olen alati nagu võimalikult positiivne olnud, bla. Miks ma ütlen bla, nii palju. Suur aitäh inimestele, nagu enamus siin on ikkagi positiivsed kommentaarid, nagu need they overrule the negative ones. Ehk siis nagu aitäh kõikidele, kes mind ikkagi toetavad ja supportivad ja vahest minu eest välja astuvad. Et see on ausalt väga tore, ma armastan teid kõiki nii väga ja ongi tõesti, kui keegi jääb sulle, ma ei tea, et kui on keegi, kes sulle meeldib, mul on palju influencereid, kes ma ei tea, võib-olla mulle ei meeldi, mulle ei istu, mulle ei meeldi nende väljavaated, midagi sihukest on ju, aga ma ei lähe seda neile ütlema, kuna ma ei tunne tegelikult neid inimesi. Ongi see, et just viimasel ajal oli üks influencer, kellesse ma olen kunagi nagu süvenenud, ma ei ole nagu kõikide videosid läbi vaadanud, on ju, aga lihtsalt ma ei tea, midagi ei sobinud, midagi nagu häiris, ei suutnud ta videoid vaadata ja lõpuks, kui ma reaalselt nagu päriselus selle inimesega tutvusin, sain teada, kes ta nagu tegelikult, milline ta päriselt on, siis ma olingi nagu wow, see eelarvamus, mis mulle tekkis lihtsalt selle põhjal, et tema videod, tema pildid on, tema Instagram, tema YouTube, tema Snapchat, see oli nii vale üldse olla sai, täiesti haige. Siis ma sain, see oli nagu kind of wake up call minu jaoks, kui ma sain aru, et holy shit, vabandust, et nagu wow, nüüd ma saan aru, miks inimesed heidivadki mind. See ongi see, et sul tekib mingi eelarvamus lihtsalt ühe video pealt, paari video pealt, võib-olla kõigi video pealt ja sa ei saa midagi teha, sa ei tunne seda inimest päriselt. Et see, kuidas ma võin tunduda YouTube'is, Instagramis, see võib olla hoopis teine ja mina seda ju tegelikult full ei tea. Ma ei tea, mis mulje ma jätan oma videotega. Mul ei ole tegelikult ju halli aimugi, kuna ma võin vaadata neid videoid, aga kuna ma tunnen ise ennast, obviously, siis ma ei suuda mõelda, mis mulje nagu vaatajal, kes näeb ainult ühte minu videot. Saate aru, mida ma mõtlen? Et ja, ma üritasin teha mingit kampaaniat, et oh my god, ärme heidi 11 on ju, mis on nagu minu lause vist äkki esimeses mu videost äkki või? Äkki oli esimene video, kus ma ütlesin seda, et ärme heidi 11. Ma ei ole kindel, aga väga võimalik. Et ma seda ütlen küll, aga ma ei taha, et see video tunduks nagu, et oh my god, ärge pange mulle rohkem heiti on ju, et I can't deal with it. Asi oli lihtsalt selles, et ma ei muresse ainult enda pärast. On teist toredad influencerid, keda ma nüüd tunnen nagu päriselus ka ja ma tean, kuidas nad saavad heiti ja ma tean, et nad ei ole selle väärilised, mis on natukene kurb. Et ja, ma soovin head päeva teile kõigile, isegi kui sa heidid mind, ma soovin, et sul läheks kõik hästi. Nagu päriselt, kuna ma tean, et ma ei ole sulle tegelikult mitte midagi teinud ja sa ei ole ausalt mulle midagi teinud peale selle, et sa võib-olla vihkad mind. Mida? Ma armastan teid kõiki, pane like ja subscribe ja mine follow mind Instagramis @ennibrita ja sa mind Snapchatis @ennushka ja Twitteris @enitska z-iga. Et ja näeme juba järgmises videos ja Rauno peaks meie videokollabi ka suht nüüd varsti üles taadima. Seega minge vaadake seda, ma väga ei mäleta, mis juttu ma seal ajasin, see oli nagu mingi 1,5 nädalat tagasi äkki või nädal aega tagasi. Aga ja, tore, et ikka käite mind kuulamas vahest ja davai, tšau, näeme varsti. Mis mul viga on, tule mingi fucking 15.